ma saan aru, et siis EKRE fraktsiooni nimel, jah, palun. Jah, EKRE fraktsiooni nimel, aga eks ka ikka enda nimel kui kodaniku nimel, sest et valimised on tegelikult ju meil kodaniku pidupäev, nagu seda aeg-ajalt ka on juba nõukogude perioodil olid ju valimised rahva pidupäev. Et meil nüüd siis seesama traditsioon jätkub ja kahju, et õiguskomisjoni või põhiseaduskomisjoni esimees ära läheb. Tema arusaamised pidupäevast on ilmselt mõnevõrra erinevad, kui on rahval. Mis puutub sellesse täna palju räägitud pahameelde, siis kogu see valitsus on tekitanud absoluutses enamuses Eesti kodanikest ja Eesti elanikest ilmselgelt pidevat pahameelt. Pidevat pahameelt. Erinevad grupid, autojuhid, suurpered, põllumehed, puudega inimesed, pensionärid, kõik on kogu aeg pahased. Aga nagu Varro Vooglaid minu arvates väga tähelepanelikult ütles, poliittehnoloogid on seda pahameelt osanud doseerida nii, et nii nagu aeglasel tulel keedad kogu aeg, et üle ei kee. Vahepeal võib-olla mõni mullike viskab üle ka. Et need niisugused üldfilosoofilised märkused. Aga tuleme selle eelnõu juurde ja tuleme e-valimiste juurde. E-valimistega on asi korrast ära, absoluutselt korrast ära. E-valimised on läbi viidud järjekindlalt juba 2005. aastast alates, kui ma õigesti mäletan, tegelikult põhiseadust ja valimisseadust rikkudes. Ja sellele on osundanud ka korduvalt, vähemalt 2 korral Riigikohus. Ja Riigikohus on andnud selged suunised, et see asi tuleb viia seadustega kooskõlla, põhiseadusega kooskõlla. Mida ei ole juhtunud? Ei ole viidud kooskõlla. Valimiskomisjon on selgelt ära näidanud selle, et ei ole võimalik elektroonilist häält kontrollida algusest lõpuni. Pole lihtsalt võimalik. Olen rääkinud spetsialistidega, kes on käinud vaatlemas. Ja vaatlejad ütlevad, et nad ei saagi midagi kontrollida, sest valimisteenistus ei anna neile kontrollimiseks vajalikke võtmeid. Väites, et see on salastatud ja kui need võtmed antakse vaatlejatele, siis ei ole võimalik tagada, et e-valimised on läbi viidud vastavalt siis sellele salastatuse nõudele. Nüüd, salastatuse nõudega on omakorda aga lõpus lugu sellega, et kui me paber valimistele läheme tavalisse jaoskonda, siis meid identifitseeritakse. Võetakse ID-kaart, vaadatakse, Arvo Aller on Arvo Aller, antakse talle valimispülletään, Arvo läheb kabiini, teeb oma ristikesed või linnukesed ära ja tuleb kasti juurde, seal murtakse kokku, lüüakse pitsat peale ja see läheb kasti. Ja sel hetkel Arvo Alleri identifitseerimine tema häälega lõpeb. Nüüd, kui me tahame kontrollida elektroonilise hääle liikumist, siis ei ole seda momenti, kui me tahame algusest lõpuni, et Arvo Aller klõbistas arvuti peal ja andis oma hääle Evelin Poolametsale. Kui tema selle teeb ja tahab teada, et ka lõpptulemusena jõudis just nimelt Arvo Alleri hääl Evelin Poolametsale, siis ei ole võimalik tagada hääle salastatust ja sinu identifitseerimist katkestada mingisugusel hetkel, kus sinu hääl läheb üldisesse katlasse. Aga paberhääle puhul need võetakse sealt välja, loetakse üle ja seal on võimalik jälgida kõikidel erakondadel, nagu me teame, ka meie erakonnal on alati jaoskondades oma valimisvaatlejad, kõik hoiavad üksteise näppudel silmi peal. E-valimisega see ei ole võimalik. Ja ei ole võimalik sellepärast, et on skisofreeniline olukord. Ei saa tagada salastatust, aga salastatust tagades ei saa garanteerida, et hääl läks, palun lisaaega, et hääl läks sellele, kellele ta oli mõeldud. 3 minutit siis. 3 minutit, jah. Nii et siin juba ainuüksi sellega. Nüüd tuleme aga ka selle juurde, et need valimised, nende valimiste
maatriks või kuidas seda nimetada täpselt, protokoll on koostatud juba peaaegu 20 aastat, võimalik, et 20 aastat tagasi. Vahepeal on väga palju muutunud ka kõikide nende arvutisüsteemide ja kogu selle krüpteerimismaailmas ja muus. Ma ei ole nii suur spetsialist, et ma oskaksin siin täpselt öelda, mis on muutunud, aga vähemalt e-valimiste eksperdid ütlevad seda. Et see tähendab seda, et praegu tuleks need protokollid ümber kirjutada ja viia vastavusse uute nõudmistega ja uute tehniliste lahendustega. Seda ei ole tehtud ja seda ei tehta ja siin me jõuame selleni, mida ütleb Riigikohus. E-valimised on seaduse vastaselt delegeeritud madalamale tasemele, ametnike tasemele ehk valimiskomisjonile ja valimisteenistusele, kes seadusandja eest ehk meie eest võtavad vastu otsuseid, kuidas nemad arvavad, et on õige läbi viia e-valimisi. See on täiesti seadusevastane. Ja sellele on Riigikohus osundanud. Ehkki Riigikogus loomulikult, šveigilikult väljendades, poolpeeretajalikult on jätnud asja niimoodi, et me ütleme, et see tuleb korda teha, aga korda tegemine on Riigikogu asi. No aga nagu me näeme, no vaadake, on Riigikogu asi või? No ei ole ju Riigikogu asi. Meie asi on, sest meie ei usalda ja meie tahame, et korda tehakse. Või kui korda teha ei ole võimalik, seni kuni korda tehtud ei ole, ei kasutatakse e-valimisi. Ja lõpetuseks jõuame muidugi selle lõbusa looni, et ma küsisin spetsiaalselt, kas see tehnoloogiline süsteem, mida kasutatakse Eestis, ja see tehnoloogiline süsteem, võib-olla ma ei kasuta päris õiget sõna, tehnoloogiline, ma ei tea siis, elektrooniline süsteem, krüpteerimissüsteem, mis iganes, mida kasutatakse Eestis ja mida kasutatakse Venemaal, on omavahel põhimõtteliselt erinevad. Ja vastus oli, et ei ole. Nad on põhimõtteliselt sarnased. Ja nüüd me jõuame siis selleni, et meil eile lugesime ja täna loeme, et Putin ei ole legitiimne president. Muidugi ta ei ole legitiimne president. Loomulikult Venemaal ei ole kunagi olnud legitiimseid valitsejaid. Mitte kunagi. Ajaloolasena ma võin seda öelda. Nad on alati olnud kuidagi moodi mingisuguste poliitiliste kokkulepete ja sobingutega võimule saanud. Aga meil on samasugune süsteem ja kui seal ei ole legitiimne ja on võimalik võltsida ja väidetavalt, nagu vist Henn Põlluaas ütles, 31 miljonit häält kuskilt ilmus, out of blue, nagu inglise keeles öeldakse, siis meil ilmusid täpselt samamoodi 10 000 hääled out of blue e-häälte näol viimastel Riigikogu valimistel. Ja ma väidan ja jään väitma, seni kuni ei suudeta mustvalgel selgelt ümber lükata, et viimased Riigikogu valimised olid võltsitud ja see ülekaal, mis on praegusel koalitsioonil siin, on kunstlikult tekitatud, et maha suruda igasugune teisiti mõtlemine ja teha Eestist ideoloogiline katselabor, kus vaadata ära, kus maale on võimalik inimeste ajusid pesta ja kust maale on võimalik inimesi alla suruda ja kust maalt on võimalik inimesed panna tegema seda, mida nad tegelikult teha ei taha. Helme, teie aeg. Jah, minu aeg ei saa kunagi otsa, küll saab aga otsa selle koalitsiooni aeg vastu. Ma vaatan siit tabloo pealt out of blue, et 48 sekundit üle, aga aitäh.